Tervist ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Mitte et keegi teist oleks pidanud tähele panema ega oleks tähele pannud, aga ma olen viimase paari kuu jooksul võtnud väikse pausi siit kanalist ja ma mõtlesin, et enne kui ma nüüd aasta lõpuks tagasi tulen, ma peaksin teile veidikene selgitustööd tegema, et te päris segadusse ei jääks. Need, kes on mind mujal jälginud, võib-olla on mind kuulnud pläkutamas sellel teemal juba korduvalt, aga ma olen uuel aastal ühte uut projekti avalikustamas. Ja selle jaoks, et see õnnestuks, oli mul vaja võtta see paus 12. klassi kõrvalt, et ma jõuaksin kõik valikud asjad tehtud ja nüüd oleme me nii lähedal selle projekti kätte jõudmiseni. Ma olen nii uskumatult excited, et ei kujuta ette ka. Aga ma mõtlesin, et aasta lõpp on alati selline traditsiooniline aeg mu kanalil. Alati on mu sünnipäev, millest mul mingi jäädvustus on. Alati me teeme Oskariga piparkoke. Alati ma teen aasta kokkuvõtte. Vaatamata sellele uuele sisule, mis uuel aastal ehk siin kanalil toimuma hakkab, ei taha ma siiski hüljata meie traditsioone, mida me oleme juba aastaid teinud. Nii et ma ei jäta teid aasta lõpuks kuivale. Selle konkreetse video eesmärgiks, mõtteks, sisuks on viimase paari kuu tegemiste näitamine neile, kes mu daily vloge igatsevad. Mitte, et ma oleks neid kunagi igapäevaselt teinud, aga see kõlab hästi. See vlog algab väikeste klippidega minu sünnipäevast, mis ei olnud kõige paremini õnnestunud filmimine, aga mis oli siiski väga tore päev. Ma tahtsin teiega enda emotsioone sellegipoolest jagada. Pärast me käime ka juuksuris. No nüüd see muidugi ei ole hea näide, sest mu juuksed ei ole praegu ilusti tehtud, aga meil on seal mõned klipid mu juuksuris käigust. Ja siis veel lisaks sõidan ma veidikene autoga, räägin oma lubadest, kõigest vingest, mis viimase kuu jooksul juhtunud on. Võtke seda kui lihtsalt sellist kokkuvõtet viimaste kuude ägedamatest, olulisematest sündmustest lihtsalt. See on reaalselt ainult neile, keda kotib mu igapäevaelu, kes on mu Insta DM pommitanud, et ma teiega enda tegemisi jagaksin ja ma luban, et isegi uuel aastal uued tuuled siin kanalil puhuvad, ma jätkan selle tegemist sellegipoolest. Järgnevatel nädalatel võite samuti näha ka minu ja Oskariga aastast piparkoogitegu. Ma võtan ka aasta 2020 siin kanalil ilusti kokku ja selles samas videos tutvustan ka teile võib-olla seda uut projekti, mis tulemas on. Kes teab, kes teab. Nii et hakkame pihta selle lühikokkuvõttega minu viimastest kuudest. Tervitan teid siit omalt toast enda 18. sünnipäeval. Ma olen iga aasta enne mu sünnipäeva mingi, ma ei ole nagu siuke inimene, kes sünnasid hullult tähistaks ega midagi. Ja siis iga kord ma ei saa reaalselt õhtul magama jääda ja olen nagu 7. taevas oma sünnipäeva hommikul. Nii et olen jõudnud järeldusele, et ma siiski olen sünnipäeva inimene. Mul oli reaalselt imeline sünnipäeva hommik. Mul on tunne, et iga aasta ma olen nagu, ma tahan mu sünnipäeva rohkem vlogida, aga siis ma nagu ei vlogi hommikul, kui ma ärkan, nagu ma reaalselt olin endale peas mingi Maria filmi kas või midagi, võtta kas või mingit contenti ja see oli täiesti mu peast läinud, kui ma hommikul üles ärkasin. Ma inserdin võib-olla mingid pildid, mis me tegime, aga mul oli reaalselt maailma kõige toredam sünnipäeva hommik üldse. Täna oli esimene päev, kus hakkas lund sadama. Ilmselt, et see on mingi süke esimene lörts type lumi, aga see nagu sümbol, et nagu mu sünnipäeva oleks see korda lund sadama, oli nii nunnu. Kui te mõtlete 18. sünnipäeva peale, on kõik kuskil mingi klubis pidutsevad, mida me ilmselt hetkel teha ei saa. Ja me isegi ei saa perega täis koosseisus sünnipäeva pidada, sellepärast, et osadel on nõrk immuunsus, ei ole turvaline. Ehk ma pean suht nagu kõikide leibkondadega eraldi oma sünnipäeva pidama. Mul tegelikult hakkab nagu mingi poole tunni pärast esimene Google Meet, aga õnneks tänane schedule on siuke semi, nagu ma ei pea väga palju olema meet-tundides, mul on mõned koolist vaja teha, aga see on suht siuke chill. Nii et hetkene ajakava on teha ära esimene Maita Meet ja siis pärast ta proovida väikest Insta-pilti teha, sest meil küll on perega plaan sööma minna homme, sest homme ma lähen juuksurisse, mida ma ka teile vlogin, see tuleb nagu extra cool, eks ole. Ühesõnaga, et ma lähen juuksurisse, mis tähendab, et mu juuksed on ilusad, ma panen ennast full valmis, aga nagu kuna ma täna otseselt kodust välja ei lähe kordagi, siis mul ei ole põhjust ennast nagu full valmis teha. Eriti kuna mu näonahk on siuke semi, nii et ma ei usu, et ma hakkan meiki tegema. Tahaksin selles valges nurgakeses, mis mul siin on midagi nunnut kokku meisterdada. Nii et hetkel alustame me siis glamuurselt matemaatikaga oma päeva ja siis vaatame, kuhu me edasi jõuame. By the way, selline oli see tripod, kus te peal olite ja siin on nüüd nii nunnu nurgakene mul, sest mul on mu see NYX Cosmeticsi advendikalender, mida te mu Instastory'st juba nägite. Mul on lilled, väike sünnipäeva kotikene, see näeb lihtsalt seal nurgas nii nunnu välja. Isegi Timmu oli tänase sünnipäeva hommiku ajal meiega, ta küll tudus, aga ta siiski oli
köögis present, kui me laulsime, mis sest, et ta oli täielikult unemaailmas. See, et ta kohal oli, on see, mis loeb. Ja kuna ma otsustasin, et ma ikkagi ei saa Maitasse minna enne söömata, siis me hangime veits mingit breakfasti ja ma tahtsin teile näidata, vaadake, kui nunnu kook. Siin all on tassikoogid, mida saatis Barbara mulle kulleriga. How freaking cute. Plus meil on veel mingid kringlit. Õhtul tellime veel sushid, see on lihtsalt täielik feast. Ainult mida ma võiks süüa enne Maitat. Plus ma hommikul mõtlesin, ma teen haigelt mingi beefy iced coffee, üliseks ja suure mõina. Ja siis see läks mul completely täiesti meelest reaalselt. Nüüd ma mõtlen, et on liiga vara teha uut. Ma ei usu, et mu keha suudab protsessida siukest kogust kofeiini. Ma mõtlen endale välja midagi ja siis meil on natukene food in our belly, et 2 tundi järjest Maitat teha. No nii, meil oli mini outfit change. Ma ei ole absoluutselt kindel selles outfitis. See on siuke seelik, mille ma eile, tellisin Asosest ja eile kätte sain. Täiega nunnu on ju. Ja siis ma mõtlesin, et ma reast ei tea, mis outfit see peaks olema, mis on nagu olen kodus, aga samas nagu ma ei pannud ennast full valmis. Samas nagu ma pole pidžaamades ka. Ja siis ma mõtlesin selle sweatshirtiga, kuna tahaks teha pilti niimoodi nagu põlvili, siis ma mõtlesin, et äkki saaks nunnu. Ma arvan, me proovime ja siis vaatame. Ja kuna Barbara saatis neid nunnusid muffinikeseid, siis üks idee on, et ma lihtsalt hoian seda muffinit kuidagi. Mu algne idee selle muffinikesega, mida ma hoian, on siia tavaline tordiküünal panna ja pilti teha. Need said meile ka täna hommikul otsa. Nii et meil põhimõtteliselt on ainult see sära küünal, mis võib olla lahe, võib olla veits lamp. Me peame proovima. Ühesõnaga, lilled on valmis, mina olen valmis. Ma mõtlesin, äkki peaks üldsegi allkorruselt seda pildistama. Aga Laura ei ole veel üles ärganud ja tema on see, kes muust pilti peab tegema. Nii et cue the timelapse kohe, kui Laura valmis on. Täiesti võimalik, et ma kogemata, võib-olla teadlikult, võib-olla nii, et ma ise ei saanud arugi, unustasin kogu ülejäänud päeva vlogida. Põhjus oli lihtne. Minu ema, mu tädi ja mu sõbrannad jõudsid mind kõik samal ajal õnnitlema, mis nagu kõige paremas mõttes üldse lõi mu päevaplaani sassi, aga nagu kuna mul oli sünnipäev, siis ma lihtsalt lasin sellele olla, nautisin oma päeva edasi ja siin videos võimalist edasi liikuda minu juuksuriskäega juurde. Ma hoiatasin teid eilses vlogis, et täna, ehk siis minu jaoks täna, teie jaoks homme, tuleb üks väga eriline päev ja see, kus ma olen, miks ma siin olen, mida me teeme, tuleb mõne hetke pärast. Aga kuna mul on eile sünnipäev ja ma olen siin koos Victoriaga ja Victoria on known for täiesti eepilised sünnipäevakingitused, nagu iga kord ma olen nii šukk, sest ma ei pidanud oma sünnipäeva, ma ei teinud mingit istumist, kus nagu tavaliselt inimesed kingitusi toovad. Viki teeb alati seda niisama täiesti, ma küsin, oota, mis see on nii armas ja siis täna ta tuleb mingi suure pakiga, ma mõtlesin, mis kooki ta meil veile tõi, on ju. Ja see oli nii nunnu väike package mulle, ma teeme mini unboxingu, eks ole. Siin on happy 18th birthday princess, mis on nii armas, aitäh sulle. Ja see reaalselt esteetiliselt läheb nii hästi see pakk kokku konkreetselt. Nagu iga kord Viki pakil pakendi koha pealt nii läbi mõeldud. Sa vist oled see tüüp ka, kes hoiab need mingid karbid asjad alla, et sul oleks millestki teha neid pakke, on ju. Okei, me hakkame siis otsast peale. Siin on mingisugune G Luxury Black Seed Oil. Kas see on nagu mingi juuksemask? Mu pole reast mitte ühtegi juuksemaski kodus. Väga haige side note. Ma proovisin seda juuksemaski ja see on nagu, ma tean, ma ütlesin, mul pole ühtegi juuksemaski olnud või et mul pole ühtegi juuksemaski kodus ja ma ei ole ühtegi nagu niimoodi kasutanud ka, aga see tegi reaalselt imesid. Mu juuksed lõhnasid selle maski järgi mingi 3 päeva, mis tavaliselt ükskõik mis šampooni või toote lõhn kaob nagu 24 tunniga mu juustust alati ära. Plus nad tegid need nii nagu pehmeks ja hästi töödeldavaks, aga samas jätsid nad lokki, nii et lihtsalt side note 10/10. Soovitan seda juuksemaski. Nagu ma ei pane üldse nii palju effortit, kui ma kodus ma juuksid pesen, ma lihtsalt pesen šampoonitan ja ma olen autofit. Nii et see ma olen ise kasutan, mul lihtsalt saati neid 2 tükki ja mulle räigelt meeldis. Okei, suuremärane. Ma ei kasuta nii palju, sest mul on üli palju juuksemaski ja siis ma mõtlesin, ma kingin, sest sul nagu juuksed on väga teemast. Ma olen selle sarja omi kasutanud, sest see lõhn on tuttav. Ma olen seda G järgi kasutanud, aga mitte maski, nii et big thank you. Mine Viki, reaalselt. See läheb praeguse seasoniga nii hästi. Ma võtsin su toa värvid ära ka.
nina on veits kinni, ma seda lõhna väga hullult ei tunne. See on suht magus, selline, ta on üli jõulune. Ja täiega sinna Winter's Eve scented candle ka ja ta läheb nii hästi. Ma lähen oma tuba redecorate ima, eks ole, ja ma põletan talve ja sügishooajal nii kiirelt küünlaid ära. Nagu ma arvast ühe õhtuga võib terve küünal mul ära põleda. Ma tulen koju, panen põlema ja kustutan ta ära alles, kui ma magama lähen. Ma tunnen siiamaani seda lõhna. See reaalselt tuleb nii kasuks, pluss see läheb nii hästi kokku, nagu sa oskad alati esteetikat silmas pidada, eks ole. Ja siin on meil väike, oh my god, siin on 2 asja, need on veel eraldi. Meil on sükene mini Prosecco Viki poolt, eks ole, aitäh sulle väga eakohane kingitus, ütleme nii. Ja siis siin, kas see on nüüd aas? Tossikene! Mine Viki kui nunnu, a magic time of the year. Ka täiega jõulune. Reaalselt vaata, kui hästi need kingitused üksinda juba kokku lähevad. Viki! Aitäh sulle, tegid väga head tööd ja mul on väga hea meel. This concludes meie sünnipäeva unboxingu ja liigume edasi siis selle juurde, mida me siin reaalselt teeme. Ja mini shout out. No nii, nüüd on aeg seletada, miks ma siin olen ja mida me siin täna tegema hakkame. Põhimõtteliselt minu perspektiivist helistab Viki mulle üks päev, on nagu, Maria, kas sa mäletad, kui ma oma juuksed roosaks värvisin? Põhimõtteliselt see sama juuksur, kes mulle juuksed tegi üliilusaks roosaks, tahab uuesti meid külla kutsuda ja umbes, et ma lasen endal juuksid värvida, et kas sa tahad ka kaasa tulla. Ma olin nagu free juuksehooldus, of course ma olen on ju. Ja minu jaoks, ma käin muidu alati sama juuksuri juures ja mul on üli raske usaldada teisi juuksureid, sellepärast, et mu juuksed on sellised, et need on suhteliselt iseloomulikud. Ja kui ma olin nagu, et see on see, kes su juuksed roosaks värvis, sellepärast, et ma lihtsalt pean ütlema, see töö oli suurepärane. Ma ei ole ise väga nagu, ma ei ole endal kunagi juukste värvinud, ehk ma ei tea nagu isiklikult midagi värvilistest värvidest ega nii, aga nende piltide pealt nagu see töö tundus 10/10, nii et mul oli kohe hea turvaline koht, kuhu tulla. Ja tema on siis Karoliin Pajula, kes Vikil nagu juba mainitud, juuksed roosaks tegid ja kindlasti kõik teate. Tahad sa seletada, mis me täna mulle teeme äkki? Ja kuna sinul ongi täiesti oma naturaalsed juuksed ja me ei hakka neid värvima, sest et nad on nii väga ilusad. Toon on super hea. Ta on, teate, et see toon on tegelikult külmpruun. See on kõik see, mida nad tahavad salongi tulles saada, külma pruuni. Mul on alati öeldud, et see on kartulikoor. Ja, aga kartul ongi külm. Me hakkame tegema niimoodi, et mul on super mõnus peanahakooria. See on selle jaoks, et ta koorib sul ära kõik kogunenud mustuse, mis tekib sul siis erinevatest viimistlusvahenditest, šampoon, balsam, mida seal on kindlasti. Jaa, sul on vaata hästi paks, sul on väga paks siin, et sul ei käi see õhk läbi. On ei. Me tuulutame sul selle värgi siit ära ja siis me teeme sulle olapleksi ja siis me teeme sulle ka veel mineraalõli ampulle. Mul on ka tellitud spetsiaalselt luxury, ma näitan. Näita, jah. Need on nagu mega luxury't, ma näitan. Nii on näha, nii on paremini näha. Et see on mingi ülimalt kallis bränd, aga see on organic, see on kõik vegan, see on mingi... Suurepärane. Kõige paremad asjad, nagu te teate. Sobib väga hästi, väga hästi. Ja nii, et sa saad omale lihtsalt uued juuksed. Kulub alati ära. Sest et sa hoolitsed enda näonaha eest, keha eest, aga juuksed. Eks ole. Lihtsalt loodan, et keegi jääb adressi. Sa seda ekraani ei saa välja keerata või? Ei, mul pole seda mudeli. See tundub nii raske, siis siin on... Vaata, et see mul väga otset ei lähe. Vaata, et mul väikselt väga palju maha ei tule. Kas kõrvade peale peaks ka või? Vaata mõnele. Põhimõtteliselt nüüd on Viki lõpetanud šampoonitamise, balsami ja siis... Kas oli nagu Olapleksi S-Around, mis nüüd 5 minutit peas välja? Ja nüüd on nagu vedel või? Nüüd on siuke paks. Ja nüüd on nagu põhimõtteliselt nagu settimine, et panevad nagu põhjalikumalt seda pähe mütsikse sisse ja siis see on nagu kauem. See on see, mida võib hoida ükskõik kui kaua. Siis nii kaua, kuni Vikit peseme, on see mul peas siis. Oota, aga kas siit alt ei nirise välja praegu? Sul ei jääb ka see peale? Ei, ma lihtsalt tundsin, et mingi asi sealt voolas. Nii. Kõik on okei. Korras.
Nüüd on kell saanud vahepeal juba 3. Victoria oli see proper tubli vlogger, kes vlogis enne kui me sööma hakkasime. Mul oli kõht nii tühi, veresuhkur nii madal, aga ma sõingi ühe piraka wrapi ära, tellisin endale jäätise kokteili, et oleks väike sugar rush. Nüüd joome siin teed, sellepärast et suht jaha, aga see nüüd on üli niimoodi cozy olla. Ja minul siis viimati ma rääkisin, kui mul pandi see teine kiht või kuur seda olapleksi, siis settis mul siin tükki aega, kuni me sõime ja nüüd me veits loputasime seda ja mul pandi soojaõli ampullid pähe, mis põhimõtteliselt ongi nagu lihtsalt õli, mis läheb sul pähe ja nüüd on selle mütsikese sees setib mul ja peale seda me vist lihtsalt peseme ära need juuksed ja alustamegi juba stylimist, siis on mingid lõputooted ja asjad ja lasen siukse kerge laine teha. Ja Victoria on seal hetkel kausis, kellel ka pestakse mingit toonikut või ei, see ei ole toonik, on teine asi, see on toonia. Toonik, kõts teine asi. Nii, me oleme põhimõtteliselt lõpptulemusega nüüd valmis saanud, me just lõpetasime ka mingite lõpufotode tegemise ja ma olen reaalselt nii rahul iga kord, kui ma lasen enda juuksed nagu päriselt ära stylida. Ma olen üllatunud, kui pikad nad on ja ma olen alati olnud üliskeptiline lokkide läbikammimise osas, sest ma nii kardan, et mul lähevad need puffi, aga praegu on need reaalselt nii palju ilusamad läbikammituna, kui nad enne olid, sest ta näeb nagu loomulikum välja, mul meeldib, et see näeb välja nagu mul olekski endal kerge laine sees ja põhi oleks sirge ja see on nagu täpselt see, mis ma tahtsin. Pluss see, et me jätsime otsad veits sirgemaks, lisab nagu kuidagi pikkust või täpselt. Ühesõnaga, kokkuvõttes ma olen väga-väga rahul. Karolin tegi suurepärast tööd. Isegi kui see vlog läheb teie jaoks kõvasti palju varem ülesse, siis ma lihtsalt annan teile kohe varakult teada, et detsembri keske ja lõpupoole, kusagil seal jõulude ajal on mu Instagramis käimas ka loos, kus teil on võimalus võita tasuta külaskäik Karolini juurde ja ta teeb teile ükskõik, mis te soovite. Nagu te tahate endale mingi vikerkat pähe, saate tehtud. Tahate täiesti maha lõigata oma juuksed, saate tehtud. Võib-olla tahate lihtsalt sükest väikest hooldust, ei taha värvida, ei taha midagi hullu, teeb selle ära. Nagu absoluutselt ükskõik, mida te tahate, te võite lihtsalt tasuta juuksuriskäigu võita, mis on nagu kõige eepilisem asi, millest ma kunagi kuulnud olen. Nii et watch out for that. Eks ma panen nagu mingeid meeldetuletusstoorisid ja asju ka, kelle meelest läheb, aga kindlasti siis jõulude ajal vaadake mu Instagramis ringi selle pilguga. Asi, mida ei juhtu reaalselt mitte kunagi juhtus ja Maria sai enda video ja postituse samal ajal ajastatud, nii et kui te vaatate seda videot see päev, kui see välja tuli, siis täna läks käima minu Instagramis siis loos, kus te saate kõike, millest ma just rääkisin, võita. Ja see loos kestab 10 päeva, nii et teil on vabalt aega osaleda, kutsuge oma sõpru osalema ja võitke endale tasuta juuksuriskäik. Täna on 13. detsember, kell on 11 hommikul ja ma jõudsin järeldusele, et see mini catch-up vlog vajab viimast sellist segmenti, sest ma tunnen, et see pole veel piisavalt pikk ja ma tean, et teile meeldivad pikad vlogid, kui ma ei ole siin mitu kuud vlogid, ma tahan teile anda midagi head. Ja siis ma mõtlesin, et me võiks täna kõik koos minna jõulushoppingule. Ma reast värisen praegu, sest kell on 11 ja ma tulin just kündest. Fun fact, ma tegin esimest korda elus punased küüned ja need on nii ilusad, kui ma reast istusin seal tegelikult šokis terve aeg. Mingi excuse me, nagu jõulude puhul punased on minu meelest super festive ka. Aga ma olen praegu autos ja õues on juba, ma ei tea, mitmendat päeva miinuskraadid olnud. Ja täna öösel ei olnud see auto garaažis, vaid õues. Ja nagu ma tean, et enamuste jaoks on see normaalne asi. Aga me oleme harjunud garaažis soovida autodega välja minema ja nüüd on nii külm. Ja ma ei saa lihtsalt sõitma hakata enne sellepärast, et ma füüsiliselt värisen. Oh my god, Maria, sa füüsiliselt värised, sest sa ei saa autoga sõitma hakata. Jesus Christ, ma fucking vihkan ennast. Kõige haigem on see, et ma olen autos vlogimist üritanud ja ma ei saa hakkama sellega. Kuna mul enda isiklikku autot ei ole, siis ma ei saa ehitada siia mingi tripodi nagu mingi teibi või asjadega. See peab olema midagi, mida on nagu imekiire ära võtta, imekiire tagasi panna. Ma tean, et on need päris auto tripodid, aga neid ma ei ole veel soetanud endale. Nii, hetkel ma panin teid niimoodi
pusa sisse siia kõrvalistmele. Need YouTuberid usas, kes oma mingi car vlog'e teevad, neil on olnud load nagu aastaid ja mul nagu annab nii räigelt algaja autojuhi sündroom tunda, sest ma alustan lauset ja ma lihtsalt jään vait sellepärast, et mul nagu mõte kaob täielikult ära. Ühesõnaga, 2 tähtsat asja mul teile rääkida. Kõigepealt hästi paljud tahavad teada mu lubade kohta ja ma ei suuda otsustada, ma tean, et inimesed, kellel on olnud nagu, kelle jaoks load ei tähenda enam mitte midagi, kelle jaoks on juba mingi iidne minevik, neil on ülimõtetu kuulda, kuidas ma mingi 24/7 oma lubadest jauran, aga neile, keda kotib ja need, kes on autokoolis, siis neile ma tahaksin, ma ei tea, kas teha nagu mingi Instas mingi Q&A või nagu kus oleks parim koht selleks rääkida. Nii et andke mulle teada. Üks asi, mida mult kõige rohkem küsiti, oli seoses argiajaga ja kuidas ma selle nii ruttu sain. Tegin täpselt vahetult enne sünnipäeva autokooli sõidueksami ära ja sain ametliku argiaja 11. jaanuariks. Ja siis ma käisin iga päev Maanteeameti lehel, see on see, kuidas ma endale lõpuks aja sain. Ja seal Maanteeameti lehel ma sain 23. novembril, kui ma olen 3 päeva 18 olnud, sain järgmise päeva hommikuks kella 10 endale argiaja. Ja läksin ja tegin ära shoutout mu fucking eksamineerijale, kes oli Tally King ja mul oli nagu nii uskumatult tore kogemus. Ühesõnaga teine oluline asi, millest ma rääkida tahtsin, oli shoppamine, et ma olen enamus oma shoppingu teinud online, et ma ei peaks minema kuskile mingi poodi kohale ega midagi, aga ma kavatsen osta endale uued talvesaapad, see isegi ei lähe jõulushopingu alla mitte, aga ma tahan osta uusi talvesaapaid ja kahjuks need on selline asi, millega nagu ma pean minema poodi kohale proovima ja siis mingid väga kiired asjad ma võtan ka koha pealt, kui ma juba seal olen, aga nagu ma üritan veeta seal keskuses nii vähe aega kui vähegi võimalik, sest nagu ma ei saa osta saapaid ja mul on vaja neid, ma ei saa osta neid kuskilt netist. Aga hetkel ma nüüd panen kaamera kinni, sest ma hakkan jõudma kesklinna poole ja ma pean seal keskenduma sõitmisele, nii et näeme teiega Viru keskuses. Phone vlog on happening, sest mul läks nii kiireks Virust välja sõitmisega ja kaamera on mul tagaistmel ja seda on liiga raske käes hoida nagu telefoniga. Ma saan seda hoida käes, ma ei pea seda vaatama, ma vaatan teid ja pole mingi probleemi. Kaameraga ma vaatan nagu 24/7, kas seal on kõik fine, kas mingi mikker ei ole blokeeritud, aga telefoniga mul lihtsam. Põhimõtteliselt lugu minu täiesti ebaõnnestunud shopping tripist. Ma olen korraks Negative Nancy, ärge charge'ige mind selle pärast. Palun. Ma reast lähen kaubamajja. Esiteks, ma lähen tädi käest küsima. Ma leian seal nagu Doc Martensite kohakese. Ma saan teada, et see valik on täiesti 0. Ja siis ma lähen naise juurde küsima igaks juhuks, et nagu, hei, et kas teil umbes, ma ei tea, seda suurust on. Ja ta juba näeb mu silmis, et ma ei ole kursis, et ma olen täiesti hiljaks jäänud nende ostmisega. Vend on reaalselt mingi, anna andeks, aga et augustis ostetakse kõik talvemudelid tavaliselt ära ja et nüüd talvemudelitest on kõige minimad suurused, üldse need on mingi 34 suurus, ma vannon ja et umbes põhimõtteliselt sa ei saa endale siit saapaid, et ainult juba kevade mudelid on väljas, aga ma ei osta endale talveks kevade mudelit. Juba nende tavasaapad ei ole piisavalt soojad, ehk nagu kevade mudel on ilmselgelt liiga jahe mu jaoks. Nii et ainus asi, miks ma sinna koha peale läksin, oli fail. Kuna ma juba seal olin, ma stock-upisin oma mingi näohooldusasjadega, ma saan neid tellidega, aga ma olin reaalselt koha peale. Ma nüüd kuulan podcasti, et rahuneda ja räägin teiega, kui ma olen kodus. Minihaul minu sogide skincare on siin kõrval, need 100% lendavad maha mingisuguse järsu pidurduse korral, aga ei ole hullu, me saame üle sellest. Mitte, et te sellest ise oleksite aru saanud, aga te olete jõudnud selle video lõppu. Seda videot monteerides ma panin tähele, et seal ei ole mingit korralikku raamistikku. See on lihtsalt see, et kui sa filmid ühte videot kuude vältel, siis sul läheb meelest, mida sa juba oled filminud, mida sa oled rääkinud, mida sa ei ole ja mul on tunne, et see poolikuks ja ma tahtsin selle otsad siin ilusti nüüd kokku tõmmata. Suur aitäh, et te seda videot vaatasite. Järgmisel nädalal saate juba näha mind ja Oskarit piparu küpsetamas. Ma soovin teile ilusat jõuluaega, püsige terved, olge turvalised, olge tublid ja näeme teiega juba järgmisel nädalal. Ciao!